Tervist, mina Illar Kohvinavalt ja täna 17. mai, aasta on 2018, ilm on ilus, sirelid õitsevad, nuusutan magusat sireli lõhna ja kindlasti on täpselt samasugune magus lõhn ka sellel 32 miljoni USA dollarid, mis mitmekümne aasta eest jäi VEB-fondist kaduma sõnaga. Ja täna Riigikogu istungil arutati seda VEB-fondi selle 32 miljoni USA dollari kadumise lugu. Noh, ma tavaliselt neid Riigikogu istungid ei vaata internetist, aga täna ma lihtsalt siis vaatasin ja naljakam oli see, et Reformierakonna liige Jürgen Ligi, et see oli niivõrd närviline kohe ja umbes niimoodi, et milleks seda vana asja nüüd uurida veel ja kelle huvides see on ja oi kohe. No, aga tundub, et selle Reformierakonnal ikkagi on selle raha kadumisega midagi pistmist ja sõnaga, et mispärast siis muidu Reformierakonnale nii närvi läks sellega. Et noh, ju kuulujutud ju räägivad, et selle 32 miljoni USA dollariga võidi Reformierakonnal üldse aluks panna nagu kunagi. Et aga see asi tuleb välja uurida. Ja samamoodi võtsid ka sõna Jaanus Karilaid ja siis Artur Talvik. No nende sõnavõtud mulle meeldisid, sellepärast, et need natuke rääkisid nagu lähemalt selle asjast sõnaga. Aga et noh, tegelikult ju tuleb see asi käsile võtta, tuleb uurida välja, et kuhu see 32 miljonit USA dollarit sealt VEB-fondist siis, kuhu ta kaduda sai ja sõnaga, et keegi pidi ta ju välja võtma sõnaga ja oma taskusse panema või midagi selle raha eest tegema sõnaga, et ta ei ole ju mingisugune 32 000 või midagi taolist või 3200 eurot, et ta on 32 miljonit, ma kordan veel kord, miljonit USA dollarit, see on ju niivõrd suur summa sõnaga, et no seda selles suhtes saa sugugi vaikida, ega seda kuskil, ma ei tea, maha kanda, eks ole, et noh, kaupluses kannavad maha mingisuguse, ma ei tea, halvaks läinud toidu või mingisugused asjad kannavad maha, viskad minema. No see on ju niivõrd suur summa, et see peab ju kusagil kajastuma, see peab ju kuskil näha olema, et kuhu see raha kadus sõnaga ja noh, see pidi tõesti, keegi pidi varastama selle raha ja see peab kusagil kirjas olema, nii et nüüd on vaja ju siis Eesti riigil uurida, kuhu see 32 miljonit USA dollarit sai sealt VEB-fondist ja sõnaga, ja mis otstarbel kasutati, kas tõesti Reformierakonna loomiseks või millegi muuks ja sõnaga, et seda asja on vaja arutada. Et noh, praegust on niimoodi, et meedia lihtsalt kajastab võib-olla täna-homme seda teemat ja sõnaga, siis võib-olla pannakse asjal punkt, et siis tulevad jälle mingisugused muud teemad seal, mingisugused keegi näitab mingit tissi ja tussi seal jälle ja siis reklaamitakse neid, et lõpetatakse teema ära, aga sellist teemat ei saa lõpetada, et Riigikogu ja riigikohtud peavad asja uurima, et kuhu sai see 32 miljonit USA dollarit, mis VEB-fondist kaduma läks sõnaga, et asi tuleb välja selgitada. Nii ütlen mina Illar Kohvinavalt.